Tere päevast, head televaatajad! Parlamendi GP ehk parlamendi Grand Prix ja Grünthal Puustusmaa, kuidas keegi seda nimetab, on taas teie ees, et anda siis ülevaade homsetest uudistest ja muidugi põhitähelepanu on siis jällegi Riigikogu töönädala 6. istungijärgu 6. töönädalal ja me arutame läbi siis millised olulisemad punktid tulevad siis Riigikogus arutlusele. Aga nagu ka tavaks ikka ei saa me ka hetkeks mitte vaadata siis ka minevikku ehk siis sellesse nädalasse, kus meil käisid kõvad valimised ja valimistsirkus oli uhke, kuigi kuidas öeldakse, et pohmelus on juba nagu hakanud üle minema, aga looda saa. Tulemas on veel väga tõsised arutelud, aga sellest juba saatest nüüd natukene lähemad, sest ma arvan, et Paulil on samuti midagi teile tervituseks öelda. Just nii. Aitäh sulle, Kalle. Tere ka minu poolt, hea rahvas, et olete jälle siia kogunenud, kes siis otsevaatamisel, kes siis järelvaatamisel, kuidas keegi. Aga nagu Kalle ütles, jah, meil on 6. töönädal alanud sellel sessioonil ja algamaas ja see möödunud nädal oli selles mõttes üsna kummaline, kõik see, mis me tegelikult rääkisime, see kõik vastas tõele, seal midagi huvitavat iseenesest nagu ei olnud, sest et eks meil oli ju, et kõik poliitikud ju põevad praegu ja värisevad valimispohmelusest, mõned peavad veel läbirääkimisi ja seetõttu ongi, et kõige olulisem, mis võib-olla poliitilises elus ehk silma hakkas, ongi see möödunud valimistriangel või valimistsirkus, sest nüüd on ju kõik poliitilised vormelid rivistunud ritta uue etapi läbimiseks, mis siis lõpeb ilmselt kuskile aasta ja mõne kuu pärast, kus meil siis valitakse uued poliitilised jõud Riigikokku teie ja enda elu kujundama. Ja seetõttu ongi, et kui me tavapäraselt räägime, et mida meil siis eelmine nädal tegi või meiega ette võttis või mis siis kujunes või kuidas kujunes. Paul, üks tähelepanek. Ma arvan, et me mõlemad peaksime tegelikult tänama praegu meid kõiki valijaid, kes usaldasid meid siis kohaliku volikogu juurde eluküsimusi lahendama. Ma tänan, Kalle Grünthal tänab kõiki oma valijaid selle eest, et võimaldasite osa võtta siis kohaliku volikogu tööst. Ja Paul? Ja ka minu poolt tänu kõigile, kes mind toetasid ja ka neile, kes veel ei malanud mind toetamast, sellepärast et kuidas iganes, aga jah, volikogu pääs uks avanes, ja nii, aga nüüd, minnes nüüd möödunud selle valimise juurde, ma tahaks ikka mõne asja üle käia, sellepärast, et mis on tavapäraselt valimise kohta ikka öeldakse niimoodi, et kui valimised on läbi, siis on meil olemas võitjad ja kaotajad. Ja selle valimiste või möödunud nüüd viimaste valimiste puhul on loomulikult samamoodi olemas omad võitjad, omad kaotajad ja siin kõik poliitilised jõud taovad praegu rinnal, ütlevad, et nemad võitsid. Aga nagu hiinlased ütlevad, iga kepp on 2 otsaga, igal mündil on 4 külge või 15 külge, kõik sõltub sellest, kuidas sa vaatad ja mismoodi sa vaatad. Ühelt poolt on võimalik võitu tuvastada sellisel moel, et kes sai rohkem valijahääli. See on üks variant. Aga tegelikult täpselt nagu ka Riigikogu valimiste puhul lähtutakse ju sellest, et kui palju keegi Riigikogus kohti sai, et see on siis nagu tegelik võitja, mitte niivõrd protsent ise, vaid just kohtade arv on oluline. Ja kui me siin vaatame neid graafikuid, mis siis selle valimise järgselt on siis juhtunud, siis nagu me näeme, et tegelikult graafiku kohaselt saab öelda seda, et kõikidel erakondadel peale EKRE ja muideks ka peale Eesti 200 valimiskohtade arv vähenes. Eesti 200 on asi lihtne, nemad said oma volikogu kohti. Mis tähendab valimiskohtade? Ma pean silmas volikogu kohti. Jah, vabandust. On volikogu kohti saanud selliselt, et nemad on kokku saanud siis oma 2,39%-ga 41 volikogu kohta. Kes? Eesti 200. Ja isegi rohelised on muidugi 2 kohta saanud. Aga kui me nüüd vaatame, siis tegelikult võitjad on niimoodi. Keskerakonnal vähenes volikogu kohtade arv 297-lt 248-le. Reformil 291-lt 244-le. EKRE tõusis 87-lt 242-le. Ja see muidugi see 3-kordne tõus ja võtta selles mõttes on EKRE kõva tegija küll. Ja mitte ei ole EKRE kõva tegija, vaid ma ütlen, rahvas, mul on väga hea meel ja tänan veel kord rahvast, et olete saanud aru sellest, et EKRE on see erakond, kelle peal ainuke lootus Eestimaa päästmise osas veel püsib. Just ja et
siin tuleb öelda, et valijad on head tegijad, kes on siis EKRE-t sedakorda usaldanud 3-kordse tõusuga ja eks me loodame seda ka, pole midagi salata, et kui tulevad Riigikogu valimised, et siis see tugev tõus kajastub ka Riigikogu valimiskohtades nüüd 2023. aastal. Aga minnes nüüd edasi. Oot, ma ikkagi veel nokiks selle valimistulemuste kallal. Asi nimelt selles, et jah, formulaaride põhjal võib öelda, et valimistulemused olid nii nagu oli, praegu Raul kirjeldas, aga minu teada vähemalt on olemas ka esitatud rida valimisprotseduuri kaebusi. Näiteks on informatsioon selle kohta, et lugupeetud Mihhail Kõlvarti valimissedelite osas tegelikult ju käib see asi niimoodi, et kui inimene valib, siis ta keerab selle paberi siis niimoodi kokku ja siis paneb valimiskasti. Aga lugupeetud Mihhail Kõlvarti osas olid osad valimissedelid olid absoluutselt sirged ja väidetavalt olid sinna ka ühe ja sama käekirjaga kirjutatud ka numbrid veel. Et see on nagu üks probleem. Teine probleem on siis see, et näiteks Paides EKRE saavutas siis neljanda tulemuse valimisliitude ees, aga meil käis ka tõsine võitlus selle osas, sest meil oli ühe palju hääli oli siis nii Isamaaga ja me läksime siis hääli üle lugema ja ka imet 2 häält juurde ja EKRE-l senise 3 asemel 4 kohta. Ja ka siis on veel üks tõsine probleem on olnud, teatavasti siin vahepeal ju kadus meil siin internetiühendus ära ja siis kõik hääled pandi kotti ja kott läks kuskil laua alla ja me muidugi ei tea seda, kas see sama kott sealt välja tuli, et ka selles osas ma olen kuulnud, et keegi tahab teha valimiskaebuse, ehk siis lisaks veel sellele, et ka EKRE on esitanud e-hääletamise osas valimiskomisjonile kaebuse selle mitteseadusele ja läbipaistvuse ja aususe huvides, nii et me ei tea veel üldsegi, mis on selle tsirkuse tulemus tegelikult veel, aga praegu, nii kaua kuni pole tulnud negatiivset otsust, me peame lugupidamisega suhtuma praegustesse tulemustesse. Jah, Kallel on õigus ja siin tuleb öelda, et nii mõneski valimisringkonnas peale häälte ülelugemist selgus, et EKRE sai kus 2 kohta juurde. Nii et ülelugemisest on kasu ja siit ka tulevaste valimiste jaoks, head sõbrad, katsuge ikkagi olla tähelepanelikud, et ei oleks häältega vussimist ja sussimist. Aga edasi minnes veel selle nädala joone alla tõmbamiseks selle nädala osas on üks väga oluline informatsioon. Teatavasti täna tuli värske uudis selle kohta, et valitsus keeras taas kruve peale, piiranguid süvendati selleks, et jõustuvad esmaspäeval. Jah, et igal need otsused vastu võetud. Aga samal ajal rahvuskonservatiivide fraktsioon esitas Riigikogule omapoolse eelnõu, millega otsuse eelnõu ja millega valitsuse koroonapiirangud väga mitmel põhjusel hoopis tühistada. See eelnõu on esitatud. Ehk siis selle eelnõuga me tühistame Vabariigi Valitsuse korralduse number 305 vist oli, millega kehtestatakse ja pidevalt on muudetud siis Eestis kehtivaid koroonapiirangud. Ma arvan, et see on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas Riigikogule eelnõu, mis näeb ette valitsuse koroonapiirangute tühistamise. EKRE hinnangul ületavad uued piirangud valitsuse võimuvolitusi, ei ole proportsionaalsed ega põhiseaduse seisukohalt põhjendatud. Eelnõu seletuskirjas seisab, et Eestis põhiseaduspärase koroonapoliitika kujundamiseks on parlamentaarne arutelu ja otsus möödapääsmatu. Sellist arutelu Eestis sisuliselt toimunud ei ole, küll on aga toimunud täitevvõimu ulatuslik põhiseaduslike printsiipide riivamine või piiramine ja seda ilma parlamentaarse volituseta või nõusolekuta. EKRE fraktsiooni esimehe Enn Põlluaasa hinnangul on õigusvastane korraldus, mille kohaselt negatiivse testiga enam nakkusohutust tõendada ei saa. Tõeline pomm, sest ma juba tean, et siin peavoolumeedia Delfi on läinud siis juba tagajalgadele ja kui Henn Põlluaas selle Riigikogu puldis selle ettekandis, siis oli valitses saalis tegelikult hauavaikus. Ja minu meelest pani parima puandi ja parima kõne pidas veel siis ka selle istungi lõppedes Mart Helme, kes ütles, et meie
Riigikogus ei saa olla mingisugused kustukummid, kus siis valitsus otsustab, keelab ja ei lase õigust rakendada selliselt, et mis oleks kooskõlas siis nii-öelda demokraatliku riigi protsessidega. Ja ma tahan siin lisada juurde, et väga oluline on tegelikult ka rahva õiglustunne. Ja siit see asi saab alguse seetõttu, et näiteks Jüri Ratas on avaldanud arvamust oma kanalite kaudu, et sellise otsuse eelnõu esitamine ehk siis kus Riigikogu pöörab valitsuse tähelepanu eksitustele, et see ei saa olla seadusega kooskõlas olev ja et sellisel moel ei saa Riigikogu sekkuda valitsuse töösse ja valitsuse otsustesse. Aga õiguseksperdid on teisel seisukohal ja ka meie juristid on teisel seisukohal ja lähtutakse ikkagi sellest, mida nimetatakse universaalpädevuseks ja milline on siis antud Riigikogule. Ehk siis tegelikult, kui ei ole ikkagi konkreetselt põhiseadusega öeldud ära, et mis on konkreetne valitsuse pädevus, siis on võimalik Riigikogul kõrgema organi esindajana kasutades universaalne pädevuse sätteid, see siis põhiseaduse paragrahvid 59 ja paragrahv 65, selle kohaselt ikkagi neid ettekirjutusi valitsusele anda, eriti siis, kui need valitsuse ettekirjutused lähevad selgesse vastuollu põhiseaduse põhiõigustega. No ja ma võin öelda ka, kes on see õigusekspert, see on eelmise presidendi Kersti Kaljulaidi kunagine õigusnõunik Paloma Krõõt, kes siis märkis, et sotsiaalmeedias, et Ratase öeldud kommenteerides, kus Ratas väitis, et parlamendil puudub otsene võimalus koroonapiirangute kehtestamise sekkuda, et Riigikogul ei puudu mitte kunagi õigus kaasa rääkida riigi jaoks olulistes küsimustes, et nüüd tegelikult läheb lahti lahing sellesama Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna otsuse eelnõu osas, kumb jääb siis peale, kumb on siis kõvem, kas Riigikogu või on siis tugevam hoopis Vabariigi Valitsus, kes peaks tegelikult andma oma määrava ja otsustava sõna. Mina arvan, et Riigikogu ja ma väga loodan ja ma väga tõsiselt südamest loodan, et ka kogu rahvas on seda meelt, et Riigikogu on see, kes otsustab, kes langetab otsuseid ja kui valitsus keerab, ütlen otselt ära, sitta kokku, siis tuleb see asjad ära muuta. Ja siin on muidugi üks nüanss ka veel, millega me loomulikult arvestama peame ja ka Kalle ja me kõik saame sellega arvestada, on see, et Riigikogu ei ole puhtalt muidugi meie enda tahe puhtalt, vaid Riigikogu on ka jagunud fraktsioonideks ja kui me otsuse hääletamisele paneme, siis võivad osad fraktsioonid selle vastu hääleta. Ehk siis osad fraktsioonid võivad nõustuda sellega, et nemad ei taha valitsusele juhendeid anda ja selline võimalus on meil olemas, aga eks seda näitab täpsemalt aeg, nii et põhimõtteliselt fakt on see, et rahvuskonservatiivid on liigutuse teinud tõestamaks seda, et Riigikogu kõrgema organi esindajana on tugevam kui valitsuse tahe, eriti siis, kui rikutakse õigust. Ehk siis Riigikogu tahab oma õigusi tagasi võtta, mida ta on siin kergekäeliselt eelnevate aastakümnete jooksul valitsustele ja muudele kahtlase vääringuga organitele üle andnud. Ja niimoodi me saamegi väga ilusti liikuda edasi nüüd algava nädalaga, ehk siis ettevaate peale, et see, mis saab toimuma meil algaval parlamendi nädalal, mis siis on 25. oktoobrist kuni 28. oktoobrini. Ja siin on see ühendavaks jooneks ongi esmaspäev, mille esimene punkt on seesama 383 UA, millest me rääkisime ka eelmises saates ja mis tegelikult viitab väga täpselt sellele, mida teha parlamendis ei tohi. Ja see punkt käsitleb seda nüanssi, et juhul kui parlament oma protseduuri reeglite rikkumisega võtab vastu mingeid otsuseid, protseduuri reeglite, mitte sisuliselt, vaid protseduuri reeglitega, siis sellisel juhul on tegemist põhiseaduse rikkumisega ja õigesti käitub president sellist seadust välja ei kuuluta. Ja Kersti Kaljulaid käitus õieti, ei kuulutanud seda välja. Et mina kiidan alati inimest, kes on õigesti käitunud ja mina ütlen, et müts maha Kersti Kaljulaid ees. Jah, ja nii oligi, et eelmise möödunud nädalal siis tuli uuesti arutusele seaduse eelnõu, kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduse muutmise eelnõu, mille oli president tagasi saatud ja mida siis parlament konsensuslikult tunnistas oma viga, ütleme nii. Edasi, teisipäeva juurde minnes. Teisipäeval on nii, et meil on üks esimene punkt, on väga oluline punkt. See käsitleb Mailis Repsilt saadiku puutumatuse äravõtmist.
ja ettepaneku tegijaks on siis õiguskantsler Ülle Madise. Kes ka ise lauas on ja tuleb rääkida. Lauas on. Ja eesmärk on siis Mailis Repsi suhtes kohtumenetluse jätkamine, siis juba ütleme teistsuguses staatuses siis süüdistatava rollis. Ja, nimelt, milles on siis nüüd siin põhiküsimus? Põhiküsimus on selles, et parlamendi liikmetel on saadiku puutumatus ja ühtegi parlamendi liiget ei saa kiusata seadust kontrollivate, täitvate ja organite poolt ennem, kui parlament on selle jaoks tervikuna oma loa andnud. Ehk siis parlamendi liikmed, täiskogu peab otsustama, kas me lubame Mailis Repsilt selle saadiku puutumatus ära võtta. Et selline kord on. Ja aga muidugi oluline on ka veel see, et siin ei piisa lihtsalt, ütleme, häältest. Et nagu tavaliselt käib, et 70 poolt ja siin on vajalik Riigikogu koosseisu häälte enamus. Et siis ütleme, et meil on vaja vähemalt saada 51 häält, et siis on võimalik rakendada Mailis Repsi suhtes seda saadiku puutumatuse äravõtmist. Ja selle tulemuseks siis saab olla kriminaalmenetluse jätkumine ja ka lõppemine eeldatavasti siis ka kohtuotsusega ja loomulikult on meil olemas kehtiv kord, mis ütleb seda, et kui Riigikogu liige on kriminaalkorras karistatud, et siis ta ei saa olla enam Riigikogu liige. Et see on siis see lõpptulemus, kuhu ta võib viia. Aga seda otsustab loomulikult kohus ja siis see vanem. Muideks, kas sa tead, et kes on meil, kas meil varem on ka saadikud puutumatust ära võetud Riigikogus? Ei on küll, et mul väga hea tuttav Heiki Kranich oli minu meelest isegi esimene, kellelt siis võeti saadiku puutumatus ära ja kui see küsimus oli arutelul, siis tema oli just see, ütles, et las uurivad, tema ei olnud sellel vastu. Nii et, aga ja kuidas see lõppes? Kohtu otsus lõppes hästi, sest teda ei mõistetud süüdi, tal ei olnud mingid rikkumisi. Aga muidugi ma tahan öelda, et on ka teisi isikuid, üsna hiljuti veel meie ajal Kalev Kallo oli ja siis on ära võetud saadiku puutumatus Priit Toobalil, Lauri Laasil ja mis muidugi Kallot, Laasit ja Toobalit ühendavad, see on kõik Keskerakonna liikmed. Ja mis ühendab seda kogu seda tervikuna, Keskerakond ise on ka kriminaalselt süüdi mõistetud ja mitte üks kord, vaid mitu korda 3 vist isegi. Ja mis on nüüd vägagi kummaline on see, et kuriteo sooritanud persoon ei saa olla Riigikogu liige. Kuriteo sooritanud partei millegipärast saab olla Riigikogus esindatud, mis on ülimalt kummaline. Kummaline juba seetõttu, et kui me vaatame kehtivat põhiseadust, mille paragrahv 48 ütleb vägagi selgelt ja konkreetselt, et need erakonnad, millised lähevad vastuollu karistusseadustikuga, ehk siis kes on sooritanud kuriteo, kes on süüdi mõistetud kuriteos, selline erakond ei tohi eksisteerida. Nii ütleb põhiseadus. Aga põhiseadus iseenesest oma normide kogumina ju ei ole mitte see, mis saab olla aluseks materiaalõiguse tähenduses ja protsessiõiguse tähenduses, vaid tegelikult ta on, jah, nagu ma ütlesin, ta on printsiipide kogu, mille kohaselt peavad olema allolevad seadused ja antud juhul siis peab olema karistusseadustik, mis ära reguleerib selle, et oleks võimalik selline keelustamine seadus ellu kutsuda. Nüüd sa hakkasid selle õigusteooriat panema nii, et... Ei, ma lihtsalt tahtsin lühidalt ära, ma tahtsin öelda seda, et Reformierakond 2014. aastal viis seaduse muudatuse, millega karistusseadustikust võeti välja sellised sätted ja see nüüd annab võimaluse kuriteo sooritanud erakonnal eksisteerida ka Riigikogus. Aga hea küll, jah. Mul on ikkagi küsimus. Ma tahaksin teada, et me ei ole saadet ette valmistanud, me ikka teeme seda ka naturaalis niimoodi, et ma tahaks teada Pauli arvamus. Mis sa arvad? Kas saadiku puutumatus on üldse Riigikogule vajalik liikmele? Tegelikult teatud mõttes on ja nüüd me läheme jälle sügavale teooriale ja ärme väga teeme kasvu lühidalt. Pinnapealselt enam. See saadiku puutumatuse mõte on tegelikult välja kujundatud sellise doktriini alusel, et Riigikogu liige, olles oma tahtes vaba ja olles ka julge ja iseseisev, võiks ja julgeks teha otsuseid ja ettepanekuid ja mõtteid käia välja ja rääkida sellest, mis tema vabast hingest tuleb. Et ei juhtuks sellist situatsiooni, et hakkab kartma repressioone. Vot see on nagu asja mõte. Vot just, Paul, aga ma mõtlen, meil on kokku leppimata, aga sa panid täpselt 10 rohkem ja annan panna. Asja mõte on sellest, et Riigikogu liige saaks rääkida nendest probleemidest, mida muidu tavakodanik ei saa. Ja ma usun, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnad on seda täie rauaga täitnud.
aga muidugi on ka õhus ka märke, ohumärke, sellepärast et juba veel sellel aastal me kohtusime kaitsepolitsei peadirektori Arnold Sinisaluga, kes ütles, et see säte tuleks ära muuta, et käsitleda neid Riigikogu liikmeid ka tavakodanike tasandil. Ehk siis mina näen, võib-olla lugupeetud Arnoldil oli hea mõte selles mõttes, et minusugused või mingisugused teised jurakad ei saaks siin inimesi terroriseerima minna, aga tegelikult on siin asjas on ohumärk hoopis see, sellega tahetakse kammitseda Riigikogu liikmete sellist tööd, vaba sõna ja tegevusväljendid, ehk siis sammuke politseiriigi poole. Mul on siiski väga hea meel, et see pole kuskil aga siiski ühes asjas ma olen küll täiesti veendunud, et see põhiseaduse printsiip, mis kuriteo sooritanud erakonnal ei lubaks eksisteerida, see tegelikult on põhiseaduse tahe olnud ja tegelikult see printsiip peaks ikkagi realiseeruma. Ja ma ei saa lõpetamise puhul või teema lõpetamiseks ei saa jätta mainimata, et rahvuskonservatiivid veel selle koosseisu ajal esitasid seaduse muudatuse, millega sooviti restaureerida see menetlusnorm karistusseadustikus, et oleks võimalik see lükati tagasi. Ja loomulikult lükati tagasi, sellepärast, et Keskerakond polnud asjast huvitatud ja nende partner kuriteokaaslane Reformierakond ei toetanud. Ja nii see lõppeski. Ja nüüd me läheme sujuvalt vaatamata meie meeletule ajadefitsiidile üle ikkagi järgmise punkti juurde, kus siis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 400 SE on siis jõudnud siis suurde saali esimesel lugemisel. Aga kuna siin Paulil on praegu suu juba nii vetruvalt soe, et pane täie rauaga edasi. Mul on ma teen selle lühidalt ka, sest meil ajaga on probleem. Nimelt, kuivõrd konservatiivide EKRE püha soov ja tahe on rahva õigusi oluliselt suurendada, ehk siis tuua sisse meie esindusdemokraatia juurde ka teatud otsedemokraatia meetmeid, siis on see üks neid nüansse, me ka eelmine saade sellest rääkisime. See on nüüd see eelnõu, millega tahetakse kohaliku omavalitsuse korraldusseadusse tuua võimalus, kus kohalik rahvas oma omavalitsusele saab anda nii-öelda ettekirjutusi, ehk siis kohustuslike rahvahääletuse kaudu suunata kohaliku omavalitsuse tegevust. See on siis selle seaduse mõte ja nad on esimesel lugemisel. Aga edasi, mis toimub, see sõltub saalist. Ja sellega paneme teisipäevasele päevale kriipsu, tõmbame joone alla ja siirdume kolmapäeva. Kolmapäeva on muidugi Riigikogu liikmete jaoks õudusunenägu, sellepärast me peame menetlema ära 19 seaduseelnõud ja algatuseks ütlen kohe, et nüüd on siis teistkordselt on siis menetluses Vabariigi Valitsuse algatatud kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 3. lugemine, ehk see sama, kus siis Kersti Kaljulaid lükkas tagasi parlamendi poolt kehtestatud seaduseelnõu või ütles, et see on põhiseadusvastane. Ja see protseduurireeglite rikkumine, millest me eelnevalt rääkisime, mis eelnädal oli, see läheb kiirendatud korras, nüüd oli esmaspäeva oli nüüd teine lugemine ja nii nagu Kalle ütles, kõlas päris huvitavalt puhtkeeleliselt, et teist korda 3. lugemisel. Selline, ja ta on, et siis kui see siit läbi läheb ilusasti, siis ta läheb läbi 3. lugemisel. Aga tahtsin ta öelda kommenteerida. Ma lihtsalt tahan edasi minna järgmise seaduse eelnõu juurde, mis on tegelikult 384 SE eelnõu. Ja see on nüüd veterinaarseadus, mis oma olemuselt on seotud Euroliidu aktidega ja loomatauditõrje seadus. See on nagu, mis seal ütleme, minu jaoks oli läbivaks joon. Ja, aga räägi täpsemalt. Et küsimus oli selles, et selles käsitletakse ka, kuna ma olen ise jahimees ja siis käsitletakse kas siis metslooma tauditõrjet seal, ütleme seal sigadekatk ja keeritsususs ja marutõbi ja nii edasi, siis kui ütleme teistel juhtudel, ütleme seal koduloomade puhul näeb see seadus ette ka ütleme teatud kahju hüvitamisi võimalusi, siis kahjuks jahimehed on ju need, kes käivad metsas oma raha eest, kulutavad kütust, bensiini ja aega. Jah, ta on hobi küll, aga tegemist on ikkagi riikliku kohustusega.
siin nende puhul vähemalt selles seaduseelnõus ei mingisuguseid hüvitisi ette ei nähtud. Kui ütleme siin võib-olla Keskkonnaministeerium ei kehtesta ise mingisugust määrust või veterinaarid ei kehtesta ise mingisugust alamastme õigusakti, et seda võimalust tekiks. Minu loogika oli see, et me saame ikkagi ka selle jahimehed siia kui suure vaeva nägijad, näiteks seakatku tõrjumisel me tegime ära meeletu töö, me oleme Euroopas esikohal selles mõttes ja tegelikult see päästis kindlasti, meie töö päästis tegelikult ka väga palju sigade farmide, sigade elusid ja ka ettevõtjate ellujäämist. Aga EKRE tuli nende muudatuste ja asjadega välja, aga kahjuks praeguse valitsuse poolt need ettepanekud arvati, et ei ole üldse tähelepanu väärt, aga paneme siia punkti ja läheme edasi siis sellise kolmanda eelnõuga, nagu on Riigikogu liikmete Peeter Ernitsa, Jaak Juske, Ruuben Kaalepi, Uno Kaskpeidi, Martin Helme, Riho Breiveli, Leo Kunnase, Merry Aarti, Siim Pohlaku, Anti Poolametsa, Helle-Moonika Helme, Mart Helme, Henn Põlluaasa, Rene Koka, Alar Lanemani, Kert Kingo, Paul Puustusmaa, Jaak Valge, Tarmo Kruusimäe, Urmas Reitelmanni, Kalle Grünthali esitatud Riigikogu avalduse Venemaa põlisrahvaste toetuseks eelnõu 391 AE. Jah, siin ma muidugi tahan kohe ära öelda, et see, et Kalle kõik nimed ette luges, see on meil Riigikogus väga oluline traditsioon. Ja juhul, kui seaduse eelnõu või otsuse eelnõu või muu eelnõu ei ole algatatud fraktsiooni poolt, see on fraktsioonist ise on ta tervik, ja kui seal on mitmeid osalejaid, siis kõiki... Ka väljaspoolt siis ütleb. Jaa, väljaspolt siis nad loetakse kõik ette. Aga eks me oleme selle eelnõu esitanud ja tegemist on avaldusega, mille mõte on pöörata Riigikogu avaldusega. Jaa, Riigikogu avaldusega, mille mõte on pöörata tähelepanu Venemaal toimuvale ebaõiglusele, kus vähemusrahvusi kiusatakse ja piiratakse nende õigusi. Väga oluline see ka selles osas, et see käsitleb nii haridust. Ärge unustagem seda, et Venemaal on väga palju soome ja ugri hõime. Mõnede puhul on niimoodi, et nende maadel toimuvad meeletud majandusoperatsioonid maade kurnamiseks, võetakse maavarasid välja, aga nende kohalikud elanikud ei saa sellest mitte midagi. Vastupidi, nende keel, kultuur hävineb, nende looduskeskkond hävineb ja sellele Venemaa sisulist tähelepanu pööra. Nii et see on meie nii-öelda südametunnistuse küsimus, et nendele väikerahvastele mingitki tähelepanu pöörata ja võib-olla, et sellega õnnestub kaasata ka maailma tähelepanu natukene suuremas osas. Muidugi ma pean ütlema ühe asja siia juurde, et meil kulus Pauliga mingisugune 10 minutit leidmaks vastust küsimusele selle eelnõu numeratsiooni osas, ehk siis 391 AE. Mis asi see oli nüüd? See on avalduse eelnõu. Avalduse eelnõu, aga tegelikult öeldakse, et see on Riigikogu avalduse eelnõu. Ehk siis ta ei ole lihtsalt avaldus, ta on Riigikogu avalduse eelnõu ja siis tuligi välja niimoodi, et tuleb välja, et ka siin kasutatakse selliseid tähiseid, kus nagu inglise keeles on, kirjutatakse hunt ja hääldatakse rebane, on täiesti asjakohane. Aga nüüd siis neljas punkt on siis Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu 386 SE. Ma ütlesin kohe ära tegelikult, et see riburada pidi, nagu Kallegi ütles, et meil on siin 19 erinevat eelnõud, et riburada pidi mitmed eelnõud nüüd tulevad, nad on kõik seotud Euroopa Liidu õiguse kohaldamisega. Vaata, see on see suur sõda, mida Poola praegu veab. Poola tahab ikkagi öelda, et Poola põhiseadusest tulevad õigused Poola territooriumil on ülemuslikud, aga Euroopa Liit ja väga paljud Euroopa Liidu need poliitilised ringkonnad, kes tahavad rahvusriikide õiguse ära võtta, sõdivad selle vastu. Ja loomulikult Euroopa Liidu õiguse kohaldamine väga suureski teeb seda tööd ka kohalikus rahvusriigis, kus need õigused piiratakse, võetakse ära rahvusriikidelt, et föderatsioon sünniks kiiremini. Loomulikult on rahvuskonservatiivne erakond sellise protseduuri vastu ja seetõttu enamus neid õigusakte, mis tulevad Euroopa Liidu poolt siia alla direktiivide määrustena, need meie tugeva kriitika alla satuvad. Antud puhul aga selle eelnõu juures on see huvitav asi, et selle eelnõuga on tegelikult kõik Euroopa Liidu riigid liitunud peale Malta ja Küprose, aga tead, miks Malta ja Küpros? Seal ei ole vist raudteed või? Just, Malta ja Küpros on liitunud, neil on raudteed. Aga ma peaksin vist rääkima selle vana nalja siia selle juurde ära, mida me vist rääksime ka esimesel lugemisel, kus siis Taavi
Aas. Taavi Aas tuli seda tutvustama ja siis me kõik uurisime seal innukalt, et mida see kõik tähendab, see konventsioon ja kas siis muutub midagi reisijate veos või kas siis muutub midagi raudtee haldamise juures ja kas siis muutub seal ütleme taristu maksude või mingi asja juures seal. Ei, mitte midagi ei muutu, tähendab ja mitte midagi ei muutu, tähendab ja siis lõpuks küsib, aga miks me seda asja menetleme siis, kui mitte midagi ei muutu, tähendab, aga sellepärast, et mitte midagi ei muutu, sellepärast ongi vaja seda eelnõud teha, tähendab, eks ju. Aga tundub võib-olla natukene naljaks küll, aga tegelikult see näitab, millist mõttetu pahna toodetakse, seda esiteks me raiskame tohutu ajalise ressursi ära, mis makstakse välja, ütleme siin Riigikogu liikmetele, majandusministeeriumi ametnikele selleks, et seda kõike ette valmistada ja mitte midagi ei muutu. Mitte midagi ei muutu. Ja selle juures on naljakas see, et siis tihti neid määrusi, direktiive võetakse üle niimoodi, seda õiguskeelt, läbi tõlke seda tõlgitakse eesti keelde, et meil neid Riigikogusid arutada või siis sinu komisjonis Euroopa Liidu asjade komisjonis arutada. Ja see tõlge on tihti, tuleb otse tõlge, et ta on niivõrd kohutav, et sellest arusaamine vajab eraldi mingisugust kummalist soolikat, sest et tavakeel ei ole selle seedimiseks suhteline. Isegi asi oli nii kaugel, et vahepeal oli ju plaan, oli ka Riigikogus, see oli veel enne meie koosseisu, oli plaan võtta vastu seaduse eelnõu õiguskeele mõistmiseks, midagi taolist, et siis võtame eraldi seaduse vastu sellest, kuidas siis seda õiguskeelt mõista. Kuid printsiibis on juba kogu selline menetlemine tegelikult ka põhiseadusega vastuolus olev, sellepärast et seaduste mõte on, et tema täitja saaks sellest aru. Mitte ta ei pea olema lindude loomade keeles, mis tekitaks täiendavaid sissetulekuid juristidele ja advokaatidele, vaid inimene täitja peaks sellest aru saama. Aga mina arvan seda, et tegemist on see äärmiselt vajaliku eelnõuga. Ma tuletan meelde, Vabariigi Valitsus on algatanud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja see lisade muudatuse heakskiitmise seaduse eelnõu. Mina leian vastupidiselt Paulile, et tegemist on äärmiselt vajaliku eelnõuga, seda on vaja korralikult menetleda, sest eesmärk mitte midagi ei muutu, on vaja just saavutada. Siiski. Eks ta puudutab ka Rail Balticut pisut nibin-nabin. Nii et olgem siiski... Ei, seda me ei arutanud, aga mina jään selle juurde. Aga nüüd kriips peale ja läheme. Ma tahan lihtsalt öelda, et järgmised eelnõud, mis meil tulevad järjest 394 SE, 404, 413, ära hakka pealkiri lugema, ei ole vaja pealkiri lugeda, sest nad kõik on seotud Euroopa Liidu õigusega ja Riigikogu liikmelt võetakse sõnaõigus lihtsalt ära hakka, tee lühemalt, ära räägi. Olgu, läheme ravimiseaduse juurde, 413, okei. See on küll esimene lugemine. Muideks ma tahangi öelda rahvale ka, et kõikide nende eelnõude juures, mille praegu vahele jätsime, me tuleme nende juurde nii tagasi, kui nad on teisel või kolmandal lugemisel vastuvõtmise eel. Sellepärast, et praegu esimesel lugemisel nad ei pruugi läbi minna ja nad võivad jääda ka Riigikogu komisjonis riiulile, nii et läheme siis nende juurde tagasi siis, kui nad on teisel kolmandal. Aga siiski puudutame ühte eelnõud, mis on 413, see on ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu. Ja siin ole hea, Kalle, anna oma kommentaar. Jah, et kui ma eelnevates eelnõudes tegin siin natuke nalja ja viskasin, siis see eelnõu on nüüd selline, mis minul ajab igatahes külmajudinad peale. Ma ei hakka siin midagi välja mõtlema, ma räägin täpselt nii, nagu kirjas on. Eelnõuga viiakse ravimiseadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega, see ütleb palju. Ja mida see eelnõu sisaldab? Eelnõu näeb ette võimaluse valmistada ja kasutada haiglas, nüüd ma rõhutan, erandkorras uudseid ravimeid. Ja sisu on siis selles, et tegemist on Euroopa Liidu uudseks ravimiteks nimetatud ravimitega, mis jagatakse geeniteraapia, somaatilise rakuteraapia ja koetehnoloogia ravimiteks, mis pakuvad patsientidele uusi ravimeetodeid teatud liiki haiguste ja väärtalituste raviks. Haiglaerandi ravimi kasutamiseks saadud andmete põhjal on hiljem võimalik alustada ravimiga kliinilisi uuringuid ning seejärel jõuda ka müügiloa taotlemiseni. Ehk siis see eelnõu, mis ma praegu rääkisin, see 413 SE, sülitab näkku Eesti Vabariigi põhiseadusele, mille kohaselt
et meditsiinilised katsed ilma inimeste nõusolekuta on keelatud. Me oleme praegu juba ühe etapi läbinud, kus vaktsiinide osas tehti üle maailma ja tehakse ka praegu Eestis meditsiinilise katsed nende efektiivsuste osas, sest AstraZeneca ühe korra juba teatas ERR-i uudiste allosas jooksevas lõigukeses, et AstraZeneca avaldas oma meditsiiniliste katsetuste tulemused. Praegu käib meil siis Pfizer ja teiste farmaatsiafirmade poolt läbiviidavad katsetused. Nüüd selle aktiga tuuakse sisse juba ka see asjaolu, et seda võidakse hakata, neid uusi ravimeid hakatakse välja töötama ka meie haiglates ja just ütleme siin geeniteraapias ja rakuteraapias, et me oleme sattunud täiesti jubedasse olukorda. See on õudus, mis toimub, meie põhiseadust ei ole enam olemas, me ei vastuta enam. Mitte keegi ei vastuta nende inimeste tervise eest, nende tekkinud tervisekahjustused ja sellised õigusakte toodab meil Euroopa Liit. Ma nüüd, Kalle, pean siin korraks pidurdama, kuna meil on jäänud aega 4 minutit, aga ma tahan lihtsalt öelda veel kord, ja me oleme seda ka kõikides saadetes korranud, hea rahvas, et Riigikogu toimuva protsessi juurde saate ise tulla vaatama, kuidas see poliitteater siin käib. Meil on juurde võimalik tulla vaadata, mis saalis toimub ja saalis selle kolmapäevasel päeval toimub veel väga palju muid seadusi ka. Ma rõhutan, et need on esimesed lugemised tähendab seda, et nad ei pruugi edasi minna, aga nad võivad edasi minna. Saate ise tulla vaatama, saate ise kuulata, mida nad räägitakse. Siin räägitakse ravikindlustusseadusest, mis puudutab seda, kuidas 86 eurist hamba aasta toetust laienda veel teatud elanikkonna kihtidele, kuigi ma ei kuuta ette, mis selle 86 krooniga hambaarstust teha saab, võib-olla saab ühe augu rohkem kinni toppida. No meil tuleb õppetoetustest, räägitakse perelepitusseadusest, räägitakse keskkonnaseirest, maa hindamisest, riigivaraseadusest, tulumaksuseadusest. Ma selle maa hindamise juurde ikkagi tuleks. Aga tee palun lühidalt. Teen lühidalt. Vabariigi valitsus algatas siis seaduseelnõu 406 SE algatatud maa hindamise seaduse, maakasutusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduseelnõu. Ehk siis maa hindamiselt tahetakse minna turuväärtuse poole, mis tähendab minu hinnangul praegu, esialgsel hinnangul, kuna tegemist on esimese lugemisega, et maamaks hakkab tõusma turuväärtusega samale tasemele ja siis tekib olukord, kas meil on võimalus üldse selliseid makse maksta ja me oleme sunnitud need ära müüma, sest turuväärtus on ju, maal on ju meeletu ja mina näen vaimusilmas ja võib-olla ka liiga pessimistlikult, et meid Euroopa Liidu rikkurid ootavad praegu võimalust, et tulla ja osta teie käest meie kõige suurem vara, maa ära. Nii, hea rahvas, nii et seda saaks tulla ise vaatama või siis vaadata interneti vahenduse. Neljapäevane päev on ka ära vaja mainida kindlasti. Neljapäev, nagu meil on ka üsna tavapärane, on see, et arutatakse olulise tähtsusega riiklikku küsimust ja sedakord on selleks küsimuseks olukord koroonaviiruse tõrjumisel. Nii et see on teema, mis on kuum ja kõrvetav endiselt ja 28. oktoobril neljapäeval on see suures saalis ainsa päevakorra küsimusena. Nii et tulge aga julgelt vaatama. Ja nüüd, kuna aeg hakkab läbi, mul on aeg tänada teid, head rahvast, tänada Kallet. Lõpetuseks tahaks öelda. Ma tahaks ühe asja veel õnnitada spetsiaalselt võrokesi. Sellepärast, et teate, täna on selline tähtis päev, et 34 aastat tagasi, 21, ehk siis tänasel päeval, 21. oktoober 1987, tõid võrokesed välja esimest korda Eestis sinimustag lipu, see on siis nii-öelda rahvuslik tõusul lainel, mis siis toimus möödunud sajandi lõpul ja tänu millele on Eesti Vabariik taastatud taas. Ja see oli see võrulaste tahteväljenduspäev 21. oktoober 1987, mis siis toimus selliselt, et olid vaprad, tublid, noored mehed, 3 meest Võrust, kelle nimed olid Argo Männiste, Meelis Ivask ja Ain Saar, kes siis otsustasid korrastada vabadussõda sõjasukkunute haudu. Sellega kaasnes üritus ja loomulikult miilits ja riik siis ENSV tollal tegi kõik, et selleks seda üritust keelata.
sellest tuli suurem märul ja mäsu ja see pani alguse väga tugevale nii-öelda sinimustvalge liikumisele möödunud sajandi 80. aasta lõpus. Järgmine aasta toimus juba muinsuskaitsepäevad Tartus, kus toodi sinimustvalge lipp välja ja edasi me juba teame 92 ja 91. Pauli jutu peale võib öelda niimoodi, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta ja ma ütlen seda, et tulevik on kohe käes. Palun, hea rahvas, tulge kõik 23. see ütleme oktoobril Vabaduse platsile selleks, et seista vastu valitsuste poolt kehtestatud ebaseaduslike põhiseaduslike piirangute kehtestamise vastu. Ma tean, et siin on tulemas palju rahvast, ikkagi ma kutsun teid, tulge appi, seiske oma õiguste ja sellepärast põhiseadus lubab selliseid meeleavaldusi teha. Ja veel üks nõu on, ärge mitte mingil juhul alluge seal provokatsioonidele, kui keegi hakkab midagi seal tüli norima või väljendit karjuma, jääge rahulikuks, praegu võimud ainult ootavad seda, et sekkuda sellesse protsessi, sest Elmar Vaher on juba öelnud, et tema näeb sealt vägivaldsust. Mina ei näe vägivaldsust, kui sinna provokaatorid hulka ei tule, kes hakkavad sealt rahvarahutusi provotseerima. Tagasihoidlikkust, mõistlust, väärikust ja oluline on see, me peame seisma kõik oma Eesti Vabariigi eest, mis on rajatud õiglusele ja õiglusele. Meie ei saa lubada siin totalitaarse režiimi tekkimist, mis praegu kehtiv valitsus on kehtestanud. Niisiis, ja sellega me saame lugeda lõppu tänase saate kohtumis 23. Vabaduse platsil ja nädala pärast siin ekraanil. Aitäh sulle, Kalle! Aitäh sulle, Paul! Aitäh, hea rahvas!